Praegu evakueeritakse kõiki töötajaid Washingtonis asuvast Pentagoni hoonest, kuna hoones avastati ohtlike ainete leke. Teatatakse, et mitu korrust ja koridori Pentagoni sees suleti ning teised evakueeriti pärast seda, kui nende õhus tuvastati ohtlike ainete olemasolu. Vähemalt hooles aktiveerusid automaatsed spetsiaalsed andurid, mis tuvastavad ohtlikke aineid. Nüüd teatatakse, et süsteem käivitus, kuna see arvas, et hoones avastati Siberi katku eoseid. Siin on oluline märkida, et selline uudis Pentagoni evakueerimisest ilmub just sel hetkel, kui Donald Trump avalikult teatas, et USA armee mitte ainult ei valmista ette uut rünnakut Iraani vastu, vaid ähvardas ka Iraani Harki saare täieliku sõjalise hõivamisega, millest sõltub peaaegu kogu Iraani naftaeksport. Ja nüüd kutsub Iraan juba naaberriike evakueeruma, sest vastuseks valmistab Iraan ette kõige võimsamat lööki. Ja kuna mul juba õnnestus teie tähelepanu köita Pentagoni evakueerimise teemaga, tahan selles saates arutada ka tõenäosust, et ameeriklased võivad hõivata Iraani Harki saare. Miks see saar on oluline, kuidas iraanlased seda kaitsevad ja miks Donald Trump hakkas taganema? Ja see on otseses mõttes mõne aja pärast avaldust, et ta vallutab selle saare, lisas ta, et ta pole kindel, kas ameeriklased seda tegelikult tahavad. Räägime ka üldiselt viimastest Lähis-Ida uudistest. Minu nimi on Aleksei Betši. Ange like, kirjutage ükskõik milline kommentaar ja tellige minu Telegrami kanal Betši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Nii et Washingtonis asuvas Pentagoni hoones kuulutati välja osaline lukustus ja evakueeriti mitu korrust seoses tuvastatud õhukvaliteedi probleemiga ja ohtlike ainete leviku ohuga. Juhtumi kohal rakendati erakorralisi turvaprotokolle. Ja nüüd kinnitas Pentagoni pressiesindaja Sean Parnell, et sisemised seiresüsteemid tuvastasid õhukvaliteedi näitajate halvenemise, mis võib viidata ohtlike ainete lekkimisele või isegi keemilisele rünnakule. Parnelli sõnul rakendas Kaitseministeerium standardseid kaitsemeetmeid, sealhulgas andis ohustatud piirkondadele käsu jääda varju. Praegu jätkub testimine, mis võib võtta 1–2 tundi, et täpselt kindlaks teha põhjuse ja ohu ulatuse. Ja nüüd teatavad meediaväljaannete allikad, et piirangud puudutasid 2–5 korrust ning 4. korruse koridore. Kuni 7. korruseni samuti on liikumine kompleksi sisehoovis blokeeritud. Sinna on paigutatud mobiilsed laborid ning täheldatud on erinevate ametkondade eritehnika massilist liikumist. Samuti teatatakse, et Pentagoni turvatöötajad töötavad juba blokeeritud tsoonis gaasimaskides ja täies keemilises kaitsevarustuses. Erakorralise olukorra likvideerimiseks kaasati ohtlike materjalide meeskond, Kaitseagentuur, Pentagoni jõudude agentuur ning samuti Arlingtoni maakonna tuletõrjeosakonna meeskond. Kõik see kõlab muidugi väga hirmutavalt, eriti arvestades, et just praegu viivad Ameerika Ühendriigid läbi uue rünnakute laine Iraani vastu ning Donald Trump ähvardab riiki täielikult pommitada ja isegi hõivata Iraani Harki saare ning kogu riigi naftataristu. Kuid hiljem selgus, et asi polnudki nii dramaatiline. Ja nüüd teatas CNN, et evakuatsioon algatati pärast seda, kui Pentagoni andurite süsteem tuvastas võimaliku Siberi katku olemasolu. Kuid ühe CNN-i allika sõnul oli andurisüsteem rikkis, mis põhjustas valehäire. Sellegipoolest olid politseinikud hoones siiski gaasimaskides ja täies keemilise kaitse varustuses. Nüüd, kui ma olen teie tähelepanu sellele teemale siiski köitnud ja te olete selles saates endiselt alles, arutame toimuvat konteksti. Asi on selles, et samal päeval teatas Donald Trump, et USA hõivab Iraani Harki saare ja muu naftataristu Iraanis. See näiliselt tilluke saar Pärsia lahes on Iraani jaoks eluliselt tähtis majanduskoridor ja tagab umbes 90% riigi naftaekspordist. USA president hoiatas ka, et täna õhtul annavad sõjaväelased Iraanile väga tugeva löögi, kuna kahe riigi vahel käib tulevahetus, ütleme nii, ning rahuläbirääkimised on lõplikult ummikusse jooksud. Ja edasi tsiteerin Trumpi.
Mingil hetkel, mitte kauges tulevikus, võtame me enda kontrolli alla Harki saare ja teised nafta infrastruktuuri objektid ning võtame täieliku kontrolli nende nafta ja gaasiturgude üle. Nii nagu me seda Venezuelaga tegime ja see toob suurepäraseid tulemusi, nagu Venezuelas. Sama saab olema ka Ameerika Ühendriikidega. Aga tuleb mõista, et Iraan valmistus mitu kuud USA operatsiooniks, mille eesmärk oli võtta kontroll Harki saare üle. Ja juba märtsi lõpus teatati, et Iraan viis saarele täiendavaid kaasaskantavaid õhutõrjeraketisüsteeme. Iraan paigutas saarele ka lõkse, jalaväe ja tankitõrjemiinidega. Sealhulgas eelkõige rannikule, kuhu Ameerika väed oleksid võinud dessandi teha, kui Donald Trump oleks andnud käsu maismaa operatsiooni läbiviimiseks. See tähendab, et see oleks väga kulukas operatsioon, isegi võimalike inimkaotuste mõttes. Samal ajal teatas Ibrahim Azizi, Iraani parlamendi riikliku julgeoleku ja välispoliitika komisjoni juht, et Iraan annab karm, hävitava, valuliku ja kahetsust tekitava vastuse, kui USA tõepoolest ründab Harki saart. Edasi tema tsitaat. Donald Trump näib olevat segaduses ja tasakaalust väljas. Iraan ja kogu selle territoorium, sealhulgas Harki saar, on täielikult valmis. Meie relvajõudude lahinguvalmiduse tase seal on nii kõrge, et ma arvan, et tulevikus saab just see maksimaalne sõjalise valmisoleku tase saarel ilmsiks. Ta justkui vastab sellele, et Trump ütleb, et tulevikus ta vallutab selle saare. Ja kõigi oma võimaluste ja jõuga on meie relvajõud täielikus valmisolekus, ütleb Azizi. Samal ajal teatas Iraani parlamendi spiiker Mohammad Bagir Ghalibaf, üks läbirääkijatest, kes peab läbirääkimis ameeriklastega, et kui Trump otsustab vallutada Harki saare, maksab see kogu maailmale kallilt. Edasi tema tsitaat. Vale strateegia ja impulsiivsed otsused viivad kogu süsteemi olukorra halvenemiseni. Hävitades energiataristu, tuurud, loote lõputu sohu, kuhu jääte aastateks kinni. Siis näete hoopis teistsugust Iraani. Ja juba mõne tunni pärast esimesi ähvardusi hakkas Donald Trump ise taganema. USA president Donald Trump tunnistas, et ta ei ole kindel, kas ameeriklastel on soov alustada ulatuslikku sõjalist operatsiooni, mis oleks vajalik Harki saare hõivamiseks. Ta ütles, et muidugi hõivaks ta saare, aga ta ei ole kindel, kas Ameerika rahvas toetaks teda selles. Seetõttu tühistab ta selle operatsiooni tõenäoliselt, sest ta muidugi arvestab Ameerika rahva arvamusega. Nii et pole veel alustanudki, aga juba nagu tühistab. Las ma toon Trumpi tsitaadi. Harki saare, mis on suur naftakeskus Hormuzi väinas hõivamine, oleks minu jaoks eelistatud variant. Aga ma ei ole kindel, kas Ameerika rahval on selleks piisavalt tahtmist. Ma arvan, et nad tahaksid, et me tuleksime koju tagasi. Iraan tahab väga kokkulepet sõlmida. Üldiselt jätan siia 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Kindlasti tellige see YouTube'i kanal. Pange like ja vajutage kellukesele, et saaksite teateid uute saadete kohta. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head kõigile.